Tervist ja tere kuulama järjekordset saadet sarjast investeerimisideede universum, mille toetajaks on KPMG Estonia. Ja tänases saates me räägime Aafrikast. Aafrika on väga suur ja see, et rääkida ühes saates Aafrikast, keegi geograaf ütles mulle, et see on umbes sama, kui me räägiksime Euraasiast, et me paneme ühte potti Eesti ja India ja siis teeme mingeid üldistusi, et Aafrikaga on natuke sama lugu, aga me ikkagi proovime, võib-olla siis keskendume teatud Aafrika regioonidele. Ja stuudios on külas Eesti Vabariigi suursaadik Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Keenias ja vist mingites maades veel. Daniel Scheer, tere tulemast. Tervist, aitäh kutsumast. Siis Lembit Loo, kes on IT-ettevõtja ja kes on 3 aastat Ruandas tegutsenud ja jagab kogemusi sellest võib-olla kõige suuremast Aafrika eduloost. Tere tulemast, Lembit. Aitäh. Ja kaassaatejuht Hanno Lindpere KPMG-st. Mina olen Hando Sinisalu. Ja võib-olla alustaks sellest, et Aafrika on koht, millega seoses võib-olla kõige rohkem ikkagi räägitakse potentsiaalist ja tulevikust. Aafrika on koht, mille rahvastik jätkuvalt kasvab ja see, et nüüd kohe hakkab Aafrikas midagi head juhtuma ja nüüd kohe avaneb see Aafrika tõeline potentsiaal, seda on räägitud juba päris pikka aega. Ja võib-olla alustakski sellega, et mis paneks teid uskuma, et Aafrika on nii-öelda next big thing, et seal hakkavad asjad hästi minema, et seal on potentsiaal majanduse arenguks, Aafrikas saab globaalselt arvestatav jõud, nagu ta geograafilises mõttes maailmakaardil paistab. Mis paneb teid uskuma sellesse ja võib-olla siis teisipidi ka, et mis on teie arvates need peamised probleemid, miks seda võib-olla nii kergesti ei saa juhtuma, et alustame äkki Daniel sinust. Ja aitäh, eks see ongi see $1 miljoni küsimus, aga igal juhul Aafrikal on mitu positiivset asja. Hiljuti oleme viimasel ajal koos USA teemaga oleme kuulnud maavaradest, et väga suur osa maailma maavarade reservidest asuvad täpselt Aafrikas. Hetkel on seal vähe sellist lisandväärtusväärindamist toimumas. Tihti sealt lihtsalt võetakse maast välja, viiakse ära. Samas on 60% maailma päikeseenergia potentsiaalist asub Aafrikas ja ka suurem osa nii-öelda potentsiaaliga põllumajandusmaadest, kus kasutamata, kus ei ole veel kasutusse võetud, on asuvad Aafrikas. Need on lihtsalt nii-öelda maavaradega ja nii-öelda selle geograafiga seotud. Lisaks on siis rahvaarv, kiire kasv ja noored on ju kasvavad üles digieluga ja kõige suurem kasv nii-öelda tarkade telefonide kasutusele võetus on Aafrikas ja ka kõige suurem kasv nii-öelda IT-sektorites toimub praegust Aafrikas. Need osalised on see juba liikuma hakanud ja seda potentsiaali ka tootmise poolest on ka näha. Google hiljuti avas oma kontorit Nairobis ja sellega näiteks programmeerija töötunni hind on nüüd kõrgem kui Eestis programmeerija töötund. Kindlasti probleemideks on siis see inimesi on, aga kvalifitseeritud tööjõudu on vaja edasi arendada, on vaja üle vaadata, kuidas haridust antakse, kuidas inimesi ette valmistatakse, et tööturule oleks neil ikka mingi lisandväärtust anda, mitte ainult, et nad on ülikooli lõpetanud, saanud mingi papri endale kätte ja loomulikult on siis endiselt see teema korruptsioonist, mida räägitakse. Nii et eks seal on plusse ja miinuseid palju. Nii, Lembit. Härra suursaadik vastas nii detailselt juba ära, et mida mul siin lisada, et ma oleks ka võib-olla välja toonud selle, et alles eriti nüüd praegust AI maailmas tegutsev, siis kindlasti see energeetika pool, et palju päikest, palju ruumi teha päiksefarme, palju energeetikat andmekeskuste jaoks, kõige selle jaoks,
väga head ühendused on olemas tänapäeval juba, nende kasutamine, et kõik sellised teemad. Ja neil on ka üks huvitav moment oli see, et mul oli enda podcasti raames oli vestlus Lassina Koonega, kes on Smart Africa nimelise organisatsiooni CEO, kes siis keskenduvad kogu Aafrika sellise digitaliseerimise, konsolideerimisele ja ühtsete teemade väljatöötamisel. Ja siis temaga jõudsime sinna, et Aafrikal on tegelikult üks huvitav moment, et kui arvestades selle AI suure lainega ja selle tulekuga, läänemaailmas on selline suur hirm, et ta võtab su töökohad ära ja mida inimesed tegema hakkavad ja kuidas see muudab maksusüsteemi ja kõiki selliseid asju. Siis Aafrikas tihtipeale on see situatsioon, et tegelikult ei ole vaja nagu asendada neid töökohti, et aga pigem see noor ja peale tuleb kasvav rahvastik, et seda saab kohe juba rakendada nii-öelda uue majanduse reeglite või uue tehnoloogia reeglite rakendamisel, mis on hästi põnev koht. Hanno, sul on kolleegid KPMG's teinud väga põhjaliku analüüsi, et mida numbrid ja analüütikud Aafrika kohta arvavad? No jah, et siin ühtepidi analüütikud, teistpidi ma ise ka, ma mäletan, ma olin kuidagi nullindatel, see oli 20 aastat tagasi konverentsil ja siis seal oli ka mingi investeerimisgeenius, kelle käest ma küsisin, et kas Aafrika on nüüd järgmine koht ja ta ütles, et kohe, kas järgmine või ülejärgmine aasta see tuleb. Nüüd on 20 aastat mööda läinud, võib-olla see edu ei ole nii hea olnud, et ma vaatasin ise ka, et mida majandusteooria siis ütleb, et ma leidsin oma riiulist ja ma olen isegi selle läbi lugenud, on üks raamat Africa või Economist Get It Wrong. Selle argument on tegelikult see, et Aafrikas on majanduskasvu olnud. Et Aafrika probleem on see, et kui ta kunagi 60-ndatel, 70-ndatel kasvas päris kiiresti, et ta kukub tagasi. Et ütleme, et nad ei ole suutnud saavutada sellist püsivat majanduskasvu, mis teistpidi ütleb, et võib-olla neil puudub selline selge ja väga hea majandusmudel, millega tulevikku minna. Ja mõned väga üllatavad, et kahjuks see raamat jõudnud kohale, aga et võib-olla hetke kõige kuulsam raamat Aafrika kohta on Stadwell, et Why Africa Works või How Africa Works. Ja tema argument on see, et tegelikult Aafrika kõige suurem probleem on rahvastiku tihedus. Et kui me jõuame selle Mercatori projektsiooni juurde ja meile tundub, et Aafrika on väga suur, aga kui me ütleme, et Aasias on meil laias laastus 4 miljardit või võib-olla isegi seal 5 miljardit inimest, siis Aafrikas on täna 1,5 miljardit inimest, mis kasvab nüüd küll aastaks 2050, et 2,5 miljardi inimese peale. Aga ütleme, et see rahvastiku tihedus ja kui sul on rahvastiku tihestus, neid linnastuid, et siis kõik need tänapäevased majandusmootorid väga hästi ei tööta. Siin on erinevaid arvamusi olnud, et ma saan aru, et IMF ja erinevad rahvusvahelised organisatsioonid käivad seal pidevalt eksperimenteerimas. Selle osas on ka päris palju kriitikat, et mis ja kuidas ja viimane asi, mida siis näiteks Danny Roderick ütleb, kes on ka tuntud selline arengu majandusteadlane, tema väide on see, et tema raamat on nüüd eelmisest aastast, ütleb, et Aafrika lahendus peaks ikkagi olema teenused. Et ütleme, et Aasia mudel, et meil on seal päris palju tööjõudu ja odav tööjõud ja mis iganes põhjusel see tegelikult Aafrikas ei saagi tööle minna, vaid et Aafrika peaks oma lahendust leidma teenustest, mis omakorda minu arvates ütleb seda, et nad peavad oma tee leidma, mida nad tänaseks võib-olla ole suutnud ikkagi leida. Ma arvan, et sul on selle poolest on õigus, et see oma tee leidmine on väga oluline, aga samas on, kui nad ei suuda või saa oma maavarasid ise lisandväärtus sellele anda. Seal ma ei mäleta neid numbrid, aga väga-väga suured protsendid on ju maavaradest, muldmetallidest, kullast, teemantideni välja, aga see lihtsalt viiakse minema ja kuskil see lisandväärtus saab kuskil mujal sinna lisatud. Lisaks sellele on see, et näiteks Lõuna-Aafrika on see rikaste ja vaesete vahe on kõige suurem maailmas. Nii et kuidas see nii-öelda selle rahade, kuidas see jaotus, et ehitada üles endale seda keskklassi, see osa puudub. Ja kolmas osa on see, et mida ei võeta ka tihti arvesse, on siis see nii-öelda must turg, mis toimuvad on ju seal slammides või natuke vaesemate piirkondades. Tegelikult need summad, mis seal ringlevad, on väga-väga suured, nad lihtsalt ei lähe kuskil mingite mõõdikutele. Meil tegelikult see statistika, mida majanduse kohta tehakse nendes riikides, kus on varimajanduse osakaal on suur, et tegelikult see on võib-olla päris oluline osa GDP-st, mida me tegelikult ei näe, eks ole. Et neid teooriaid, et mis need probleemid on, neid ma arvan on võib-olla 100 või 50 kolonialismist ja sa võid need ritta laduda, et ma oleksin võib-olla kuu peale nende teooriatega jõudnud, aga ütleme, et üks võib-olla sellised asju, mis mina tahaks rõhutada, on riiklus.
et kui vaadata või küsida, miks Euroopa on rikas või see on see Tyler Coveney argument, et sa pead võib-olla 1000 aastat tagasi minema. Sa küsid, et mis oli siin 1000 aastat tagasi. Kui me ütleme, et meil oli Rooma või Euroopa või eks ole, meil on siin sellised 2000 või vähemalt 1000 aastased traditsioonid, linnastud ja nii edasi. Et need kohad, mis olid 1000 aastat tagasi rikkad, kipuvad ka tänapäeval rikkad olema. No kui selle argumendiga, ma just lugesin teooriat, et tegelikult see õige Egiptuse tsivilisatsioon sai üldse alguse Mustast Aafrikast ehk et tänapäeva Sudaanist, et sealt on see kõik pärit ja väidetavalt rohkem neid püramiide või jah, et tegelikult kui selle argumenti nüüd mõelda, siis tegelikult Aafrika rikkus on veel varem ja võib-olla suurem kui Euroopa oma, et millegipärast see tänapäeval paista välja. Nad räägivad üks kuningas, kes oli siis seal tänapäeva Ghana kulla rannikul, tema oligi maailma ja on tänapäevani see kõige rikkam inimene, kes on kunagi Mansa Musa, eks ole see, kes tekitas suure inflatsiooni just Egiptuses Kairos, et oma kullakaravanidega sealt läbi. Aga üks huvitav aspekt Aafrika kohta veel, mul oli au mõni aasta tagasi olla ühes töögrupis, mis tegeles Aafrika turismi turundusega, kes ma käisin ka üritustel Botswanas ja Namiibias ja hämmastaval kombel Aafrika, me rääkisime enne seda, et Aafrikast on nagu, kui ühest tervikust on raske rääkida, et tegelikult Aafrika riikide vahel on päris raske reisida, ehk et tegelikult erinevalt Euroopast, eks ole, kus meil on Ryanair ja Eurail, Pass ja kõiksugu võimalused, et selleks, et naaberriikide Baltic tuletame ikka täna veel lätlasi siin vahele. Jah, et seal on nagu paar, enam Ethiopian Airlines on Aafrika ja Kenya Airways, eks ole, regionaalsed lennufirmad, et kui sa Nigeeriast Kameruni tahad minna, siis sa pead läbi Nairobi või läbi Addis Abeba lendama ja see maksab rohkem kui Euroopa reis. Et tegelikult nagu Aafrika sellist nagu ühtset turgu kui sellist naabritega kauplemist ja naabritel külas käimist, et seda nagu on väga vähe. Kui me tegime ÜRO Julgeolekunõukogu kampaaniat, mul oli vaja siis 4 India ookeani saareriiki külastada. Lend oli siis Tallinn, Frankfurt, Mauritius, Etioopia, Seychellid, Keenia, Komorid, Keenia, Madagaskar, Frankfurt. Et ühegi saare vahel ei olnud ühtegi lendu. Selle pähe õppis. Pead niimoodi järjest ära. Aga piisavalt pikad lennud, et oli aega meelde jätta. Aga see, et nagu naabritega äri ajada, see on ju nagu kõige loomulikum asi, et sa ikkagi alustad äri naabritest ja ostad ja müüd naabritega ja käid neil külas ja see arendab turismi ja nii edasi. Et kujuta nüüd ette meid Eesti olukorras, et me Läti ja Soomega ei saaks eriti äri ajada. Et pole ühendusi, Riiga tuleb lennata läbi Frankfurdi ja viisat on vaja ja põhimõtteliselt ka ei ole mingisuguseid kaubanduskokkuleppeid, et väga nagu ilmne probleem. Aga väga õigus, kui vaadata Lõuna-Aafrikat, minu teada on neil juba kuskil 50% või isegi kõrgem on naabritega kaubandus. Eestis, kui ma vaatasin, oli mingi 70-75% Euroopa Liidu sisest. Nii et Lõuna-Aafrika, kellel on kõige suurem majandus ja ka üks kõige suurema majandus nii-öelda suuruse poolest ja valiku, mis seal toodetakse, nemad tegelikult teevad seda kaubandust naabritega. See on see, näiteks on lihtsalt need, kus ei ole selle peale veel tulnud, kus nad ei ole seda süsteemi peale pannud. Teine, kui me rääksite Rwandast juba, et Ida-Aafrika liit, neil oli niimoodi, et Kigalist Mombasa sadaman oli 18 kontrollpunkti. Igas kohas loomulikult pidid mingid natuke raha. Keskaegne Reini jõgi kõlab mulle nagu. ja asi sai muudetud, siis tuli üks nii-öelda organisatsioon, kes selle ära lahendas ja nüüd on ainult 4 kontrolli suurem ja need on ka piirikontrollid. Nii et ma arvan, sul on 100% õigus ja see on see sõnum, mida meie kindlasti edastame. On tehke seda ikka regionaalselt, ärge alati vaadake meie poole siia põhja poole, et vaadake ennel kodus, kui te teete digiriiki, tehke selleks, et te saate üle piiri ja saate omavahel seda kaubandust teha. Aga miks siis seda ikkagi ei ole või ma ei tea? Aga seal on ka tegelikult päris positiivsed arengud, mida nad teevad erineva ID-süsteemidega ja näiteks sama Smart Africal on Smart Africa Trust Alliance programm, mis ongi just selleks, et riikidel oleks oma head ID-süsteemid ja need oleks omavahel siis ühendatud ja saaks just majandust arendada.
no Aafrika üks väheseid selliseid edulugusid, millest viimasel ajal, see on nagu huvitav, et umbes 30 aastat tagasi oli see võib-olla kõige mustem peatükk Aafrika ajaloos, see verevalamine, mis toimus Rwandas ja hutude ja tutside vahel. Et nüüd on Rwandast saanud Aafrika selline pailaps ja edulugu. Et sina Lembit Rwandas pikalt olid, et mis see Rwanda eriliseks teeb praegu, et kuidas on võimalik, et siis suhteliselt lühikese ajaga nii-öelda verele ja kontidele hirmsale vaenule on ehitatud toimiv ühiskond või ta ei toimi nii hästi siiski veel või? No seal on kindlasti väga tugev poliitiline ühiskondlik tahe ja ikkagi president Kagame nagu tugev leadership, et selles suunas liikuda. Et üks on loomulikult digiarengutega, et olla selline Aafrika Eesti, teha väga palju arenguid ja positiivseid arenguid nii Rwandas endas kui ka siis, kui ta oli Aafrika Liidu president, siis selle Smart Africa algatuse ellu toomine, mis on väga jõuliselt ühendab tänaseks hetkeks vist on 43 liikmesriiki digitaliseerimisteenuste ja teemadega. Et see on üks pool ja teine pool on ikkagi see, et nagu väga paljud ka arengud Rwandas endas majanduse poole pealt just selline, et väike keskmise ettevõtluse arendamine, ettevõtluskeskkonna loomine, kus on võimalik tegutseda, digilahenduste kasutamine, et oleks võimalik lihtsamini, kergemini makse maksta, kõiki selliseid asju. Et seal on palju erinevaid näiteid ja loomulikult ka erinevad liigutus, mis on tehtud, et nagu väliskapitali ja välisinvesteeringuid sisse tuua. Et üks hea näide on tegelikult Ameerika ettevõtte nimega Zipline, mis teeb siis drooni neid delivery'd, et kohale toomisi. Ja Rwandas oli lihtsalt hea vaba seadusandlus, kus oli võimalik tegelikult seda ärimudelit katsetada ja nad hakkasid tegelikult esimesena kohale viima meditsiini ja ravimeid. Ja said nii-öelda ärimudelile kinnituse, said tegevusmudelile kinnituse ja täna tegutseb see ettevõte nüüd jätkuvalt nüüd koduturul väga edukalt, et ma siin just kuulasin ühte podcasti, kas nad teevad vist iga 30 sekundi taga on üks nende drooni delivery. Et seal on palju erinevaid momente. Noh, Rwanda kohta veel üks kommentaar, et mina olen selline jalgrattafänn, et viimased maanteeratta maailmameistrivõistlused olid Rwandas, et seda ma ise ka Eurospordis nagu jälgisin ja Eesti inimestes ka võib-olla, et väidetavalt Rein Taaramäel pidi seal mingi pesa olema, et ta teeb seal trenni, seal on tõesti selline kliima poolest on rattasõiduks ideaalne peaaegu, et Lembit sa oled seal olnud. Ja teed on väga head. Ja teed on see oli ka nagu väga üllatav, et kui on mingid eelarvamused, need olid ega see ilma asjata ei lähe sinna seda maanteeratast tegema, et seal nad panid. Euroopa Liit pani kõvasti raha sinna teede ehitusse, absoluutselt. Minu raha. Meie kõikide raha. Aga ma arvan, et see viib meid ka tagasi selle, kus Hando ka ju varem rääkis, on ju turismist. Et suurem välisvoluuta allikas Rwandas on turism. Et seal olete kindlasti kuulnud gorilladest. Nii et seal on nüüd juba ma olen ka ise elanud Rwandas, siis me saime $500 said minna gorillasid vaatama, nüüd on 1500 või isegi rohkem. Sinna on ehitatud kõrgklassi eksklusiivseid hotelle. Ameeriklased lendavad sinna nädalaks, maksavad iga inimese kohta 1500, et 4 päeva, 5 päeva käia gorillasid vaatamas, pluss maksavad $1000 inimese kohta ööd, seal ööbida on ju kuskil vihmametsas on ju ja mägedes, nii et see üles, selle turismi ülesehitamine, et siis sa saad teisi oma taristut üles ehitada, see on ka väga oluline osa olnud Aafrika. Väga sihtotstarbeline ka turundus ja kogu selline mainepuhastuskampaania, et saada sellest mineviku koledast taagast üle, seal on see Ellen DeGeneres Gorilla keskus, kõik sellised asjad, et Arsenali sponsor, Arsenali särgi peal on Visit Rwanda, et kõik siuksed asjad. Ja ma tegelikult, mis oli huvitav, ma just lugesin ühte postingut LinkedInis, et keegi rääkis siis Elevandi luurannikust ja nende turismivõimalustest ja seal on 2 parki, mis kokku, mõlemad on UNESCO kaitse all ja imeliikide 200 erinevat liiki ja kõik seda. Ja ütles, et keegi ei käi seal, sest et neil ei ole seda üles ehitatud, seda turismi nii-öelda taristut. Ja Ida-Aafrika on olnud alati juba mitusada aastat oleme lugunenud, kuidas britid käisid seal safaril. Et kõik mõtlevad, kui ma olen safaril ja ma olen ikka Ida-Aafrikasse, kas ma olen Rwandasse, Ugandasse, olen Keeniasse, olen Lõuna-Aafrikasse.
nii et see teine pool, prantsuskeelne pool, seda kultuuri või seda lugu ei ole kunagi üles ehitatud veel. Ja, no võt siit mina tahaks kohe küsida, et kelle koloonia Rwanda oli, kas ta oli inglaste või? Ta oli sakslaste alguses ja siis oli belglaste oma. Sakslaste ja belglaste oma, sellepärast üks teooria nagu ütleb, et need inglise kolooniad, et neil läheb natukene nagu paremini kui prantsuse kolooniatele, et ja siis argument on see, et prantslased nagu sekkusid rohkem, üritasid ütleme, et prantsuspäraseks seda muuta, et inglased olid rohkem relaxed, ehitasid neid institutsioone üles, et Keenia, Tansaania, sellepärast öeldakse, et Keenia, Tansaania võiksid olla natuke edukamad, aga Rwandast ma ei tea. Haridus mängib siin ka rolli, sest et britid ikka pakkusid oma nii-öelda inimestele haridust, kui näiteks Kongo demokraatlik vabariik, mis oli loomulikult alguses kuningas Leopoldi isiklik valdus ja siis peale seda belglased, minu teada, kui nad said vabaks 60-ndatel, siis neil oli vist 10 kõrgharidusega kongolast. Nii et sa ei suuda oma riiki üles ehitada, kui sul ei ole seda haridust ja ma sain aru, et paljud nii-öelda ametnikud võeti spetsiifilised Rwandast, et kuna neil oli juba selline haridus ja selline kogemus olemas, et siis neid kasutati, et ametnik olla. Nii et see institutsioonide ehitamine on ka väga oluline, kui vaadata, jälle võtta Belgia näiteks on ju 500 päeva ilma valitsused, siis sul peavad institutsioonid ikka toimuma, seal on see vastaspool, kui sul ei ole presidenti, ei ole sul juhtkonda, siis riik ei ole nii tugev. Et see institutsioonide ehitamine, mis näiteks Lõuna-Aafrikas kohtusüsteem, meie ettevõtted kõik on rääkinud, et kedagi ei ole pigistatud nii-öelda kohtu poolt. Kui kohus on, siis minnakse sinna õiglane otsus ja kõik edasi, et süsteem toimib ja ta on pikalt paigas olnud ja on siukene, mis toetab ettevõtlust. Lembit sinu arvamus selles argumendi osas, et kolonialismi argument, et kas selles kolonialismis on mingit vahet või ei ole või? No ma arvan, et eks seal mingid selliseid ajaloolist ja sellist kultuurilist võib-olla harjumuste tähelepanu kindlasti nagu tuleb. Aga pigem mina oma vestlustes, kui nagu küsitakse Aafrika kohta kõike seda, siis loomulikult esimene asi on see, et mis ma ütlen, et ärme räägi Aafrikast üldiselt, et väga makrotasandil on keeruline rääkida. Ikkagi 54 erinevat riiki ja väga erinevad lähenemised ja väga erinevad arengud. Ja tihti peale on tegelikult ikkagi ka see, et kui tuua ta rohkem selline mikrotasandil, siis ma arvan, et see on ikkagi sõltub ka päris palju inimestest, et kes tegelikult selle riigi eesotsas on, mis nende huvid on, mis nende ambitsioonid on, poliitilised, majanduslikud ambitsioonid ja nii edasi. Et ka selles suhtes tegelikult ikkagi vaadata, et eriti kui vaadata nagu investeerimisotsustega, et kas ma nüüd lähen Rwandasse, kas ma lähen Tansaaniasse, kas ma lähen Lõuna-Aafrikasse, et natukene rohkem ka mikrotasandil vaadata need riikide arengud üle. Minu esimene asi, mida ma ütlen ettevõttele, on eestlasele on 2 varianti. Kas ta müüb miljon või mitu miljoni ühte mingit odavamat asja, mida on igapäeval vaja, või sa müüd sellise unikaalse mingi asja, mida kellegi teisel ei ole, mis sul on eraldi, mis on sinu see nišš toode, aga see peab olema ka asi, on ju, mis on vajalik. Et Aafrikas keegi ei osta seda, nagu meie ostame, et see on lahe vidin, et ostame lihtsalt igaks juhuks, võib-olla nice to have, täpselt. Siukest asja ei ole ja mõned investorid ka kasutavad siukest näidet, et kas sa ostad selle vitamiini või sa ostad selle ravimi, et millist vitamiini keegi veel eriti nagu ei osta, et praegust on ikka et kuidas seda ravida on ju seda probleemi ja see on võib-olla see raske koht, sest need asjad võivad ka kiiresti lendu minna, näiteks mõtlen nagu valesse suunda minna, sest näiteks Keenias on selline asi nagu M-Pesa. See on maksulahendus ja sellega on see, et sa kannad oma pangakonto pealt või sa ostad sularaha eest endale siis seda airtime'i on ju paned endale ja siis saad selle raha sinna ja sa maksad sellega. No kui neil oleks e-riik on ju sellel tasemel, mis meil, ega M-Pesat ei oleks siis vaja, keegi ei hakka maksma 2 korda, et ülekande mingi makse lahendusega maksta. Nii et eks see on, inimesed on leidnud, et siin on mingi koht, kus on vaja seda tühja kohta täita
sest et keegi ei ole seda nii-öelda teenust veel pakkunud. No siin ma tahakski kohe Lembitu käest küsida, et kuna sa oled tehnoloogia vallas, et üks argument on ka see, et Aafrikal on võimalus teha veel järgmine tehnoloogia hüpe, kasutatakse ka seda M-Pesat, et minna kõik mobiilipõhiseks või et Eesti riik, et meil ongi raske olemasolevat muuta. Seda kindlasti, et kui nüüd võrrelda nagu Eestiga, et me oleme mõnes mõttes oma süsteemidega jõudnud ka sellisesse mõnusasse legacy tasandile, et kui meil oli see, et me hakkasime neid süsteeme 30 aastat tagasi arendama, 25 aastat tagasi arendama, siis oli internet oli see suur asi, eks. Täna me oleme nagu harjunud oma süsteemidega, et meil on nagu brauseri põhiselt, kasutame Maksuametit ja kõike seda, mobiili mingil tasemel ka, aga mitte väga, eks. Seal kindlasti on see, et mobiil on esimene koht, mida kasutatakse, eks. Ja ka tegelikult nende maksevahenditega, et Rwandas, mina kasutasin seal, neil on siis mobile money, mis on sama selle M-Pesa analoog. Ja mina ütlen, see oli tegelikult hästi mugav. Et üks pool on seal see, et kuna pagandus ei olnud arenenud, inimestel krediitkaarte või plastikkaarte nagu ei olnud. Ja üks suurimaid riske tegelikult oli see, et sa kogu aeg nagu poodi kuhugi läksid, sa andsid nagu kaardi, sa hoidsid väga silma peal, et see ei käiks korra leti alt läbi või midagi sellist. Ja samas mobile money'ga see oli hästi lihtne. Neil oli kood oli seina peal. Ma läksin oma telefoni, ma saatsin selle koodi, ma panin sinna rahasumma, ma panin oma PIN-koodi ja läks raha ära. Et mul ei olnud kordagi seda riski, et keegi saaks nagu minu mobile money kontolt kuidagi hakata nagu raha võtma. Aga tehnoloogiliselt tõepoolest, ja see ei ole ainult selline mobile first, et mind või mulle üks sellistest momentidest Rwandas oli see, et kuidas tegelikult AI tehnoloogiaid kasutati just ka e-valitsuse teenuste arendamisest ja see oli Kenya Rwanda keelne kõnerobot, mis oli siis AI süsteemile üles ehitatud ja sellega võimaldati inimestel tegelikult helistada sisse ja kasutada e-valitsemisteenuseid. Kas siin maksta makse, kas siin registreerida mingit uut juhiluba või tellida juhiluba või midagi sellist ja see oli hästi oluline moment sellepärast, et seal on nagu küsimus nagu ainult sellest, et inimestel pole arvuteid või ka nutitelefone, aga tihtipeale oli küsimus ka see, et inimestel puudus kirjaoskus on ikkagi probleem, eks. Et kirjaoskuse puudumine või madal kirjaoskus. Ja see võimaldab, et kui ikkagi sul on võimalik oma nuppudega telefoniga nii palju, et oled numbrid selgeks saanud, et kuidas panna oma PIN-kood sisse ja mis numbrile sa helistad ja sa saad oma asjad aetud tegelikult kõneledes Kenya Rwanda keeles. See on juba suur samm edasi, eks. See on ka innovatsioon tegelikult. Indias on ka sarnaseid lahendusi päris palju, mis on just mõeldud siis nii-öelda madal nuputelefoni ja vähese kirjaoskusega inimestel väga innovaatilised teenused on välja mõeldud. Aga kui nüüd vaadata Eesti ettevõtjate potentsiaali seal, et meil on päris palju äridelegatsioone käinud, president Karis käis hiljuti ka Botswanas ja vist Namiibias seal kandis Angoolas ja siis meil on erinevaid initsiatiive siin startupi kogukonnal Keenias ja Lõuna-Aafrikas ja paraku on ka meil võib-olla viimaste aastate üks kõige suuremaid selliseid siis ebaõnnestumise lugusid Planet 42 nimeline, eks ole, ka Aafrika juurtega, et te puutute kokku palju ka Eesti ettevõtjatega, kes seal kandis liiguvad, et kus meie siis ütleme tugevusi arvestades võiks Aafrikas kõige suuremad ärivõimalused olla? No võtame ette Planet 42 on, et ta on seotud Aafrikaga ja siis on väga lihtne süüdistada, et see on Aafrikaga seotud. Miks ta halvasti läks, aga ma arvan, tasub ikka natuke sealt lähemalt vaadata. Ma saan aru, need probleemid tekkisid tegelikult Eestist ja ka siis teiste investoritest, sest tegelikult see kontseptsioon, kui see, et minna ümber legacy, me rääksime legacy'st, on ju, pangad on seal ikka Lõuna-Aafrikas on seal juba mitusada aastat olnud brittide pangad. Nemad laenu sulle ei anna, et autot saada. Kui sul transport ei ole, siis ühistranspordi peale loota, et sa õigel ajal tööle jõuad on ju, või suudad oma mingit töökoht arendada nii väike. Nii see terve eesmärk, mis oli Planetiga, et see nišš on ikka seal. Ja teised ettevõtted lihtsalt praegu täidavad seda nišši. Et Aafrikat oli siin mõtted süüdistada, et küsimus oli nagu mujal, eks ole. Ja kui saad edasi minna, kus eestlased on, kui vaatame Bolti lugu, Villigud on rääkinud, et kus see hakkas lendama, oli Lõuna-Aafrikas.
et jälle see Bolt on siis taksonduse nii-öelda häkk, Wise on panganduse häkk, Skype oli telefoni häkk, kus me oleme head, me suudame teha asju palju efektiivsemalt. Ja ma arvan, et see on, mida Eesti ettevõttel on müüa Aafrikas, vähemalt selle nii-öelda teenuste poolest. Aga siit edasi küsides, et me arutasime, et palju riike väga erinev, et mis see kõige huvitavam geograafia siis on, et LAV, kui vaadata näiteks börse, eks ole, siis ainus triljoni börs ongi nagu Lõuna-Aafrika Vabariigis. Aga millised need huvitavamad piirkonnad oleksid? Jälle see sõltub on ju täpselt sellest, et mida müüakse, et me oleme näiteks meil on see nii-öelda toidutoodete areng ja ka vähemalt see tehnoloogiline pool, et kuidas sa neid rikastad edasi on päris tugev olnud, siis sa pead minema ikka sinna selliste Aafrika riikidesse, kus sul on kas turism või sul on selline keskklass või selline rikkam klass. Nende järgi sa saad vaadata, millised riigid on, kus on seda ressurssi rohkem, et osta siukseid näiteks need Kaplinn on täis kohvikuid, et kui sul on mingi toode seal, mis on kohvikutega tervisetooted, siis kindlasti on sul võimalik seal läbi lüüa, aga ma mõtlen, ega seal midagi kerget maailma ei ole. IT poolest on sama, et seal, kus on see areng kiirem, aga näiteks on ju, meil on projektid, kus on eestlased on Elevandiluu-rannikul, Benini e-riigi süsteem on üles ehitatud Eesti näitele. Oleme teinud Namiibias, oleme teinud Morokos, oleme praegust on Mosambiigis, need igal pool on see võimalus olemas. Lihtsalt sa pead otsima, mis on sinu tee, kas sa lähed läbi hanke, mis on korraldatud riigi enda poolt, kas sa lähed läbi hanke, mis on korraldatud doonori poolt, on ju Maailmapank, Euroopa Liit, kas sa lähed läbi STV, Eesti Arengukoostöö Agentuuri või kas sa müüd erasektorile. Erasektori pangad, telekommunikatsiooni ettevõtted, kõikidel on tegelikult raha on seal olemas, raha ei ole see probleem. Küsimus on, kui sa pead oma turgu tundma ja mida me oleme aru saanud, et need, kes investeerivad sellega, et kohale minna, mitte ainult see üks kord presidendiga, aga ikka lähed peale seda jälle tagasi, need on need, kes on võitnud. Aga Lembiti on, kuulame Lembit. Jah, et ma siin 2 poolt tookski juurde, et üks on see, et ikkagi väga palju sõltub, et kuhu sa oma teenustoodet müüma lähed. Et digipoole pealt on, ma ütlen, et on edukaid projekte, mis on tehtud nagu avaliku sektori poole pealt ja siis need erinevad hanke pooled. Ja seal on nagu hästi oluline aru saada, et kust raha tuleb nende projektide jaoks. Ja aru saada, et mitte ainult kohalikult, et kuidas kohalikult need ministeeriumi organisatsioon neid hankeid teeb kõike seda, kus nende rahastus tuleb ja tihtipeale see rahastus tuleb doonorite käest. See tähendab seda, et sa pead päris hästi aru saama, kuidas doonorite rahastusmudelid töötavad ja kuidas nende eelarved ette valmistatakse. Üks minu selline läbiv sõnum ettevõtetel on olnud see, et kui te tahate teha mingit huvitavat projekti kuskil, ütleme Rwandas tahate teha, te teate, et see on GIZ-i rahadega tehtud projekt, siis te tegelikult peate olema protsessis ja aru saama juba seda ja ennast sinna nagu sisse müüma 2 aastat ennem, kui see projekt pihta hakkab. Sellepärast, et ennem seda kõigepealt peab see riik või riigiorganisatsioon taotlema seda rahastust siis Saksa valitsuselt. See tähendab, et GIZ peab tegema siis taotluse BMZ ministeeriumile Berliinis, kus see pannakse siis kuhugi eelarveprogrammi ja siis ta jõuab see rahastus nagu sinna, et te peate sellest süsteemist ja tsüklist nagu aru saama. Et tihtipeale on see, et näed, et meil on siin mingi hange väljas, me tahaks seal juba osaleda kõike nagu teha. Reeglina, kui see hange on juba kuskil nagu väljas, siis seal on väga palju eeltööd tehtud. Ja ma jätan isegi siin kõik korruptiivsed elemendid kõrvale. See on lihtsalt see, et kellelgi on nii palju rohkem informatsiooni sellest, mida tegelikult hangitakse, mida tegelikult vaja on ja neil on võimekus teha palju parem pakkumine. Ja teine pool, mis tuleb, on see, et on nagu hästi oluline ja järjest olulisem Aafrikas ja läbiv on see, et tahetakse hankida seda, et see oskusteave ja jääb koha peale. Ja see on tehtud kohapealse partnerlusega, et neil on tekkinud teatud vastumeelsus või allergia sellega, et tuleb väljast, kas siin mingi Ameerika tehnoloogia ettevõtte, Microsoft, Oracle, keegi teine tulevad sisse, müüvad mingi tehnoloogia litsentsi kalli raha eest maha ja siis lähevad ära ja siis nad jäävad üksi või nad jäävad selle kalli toe makse nagu lõtku, et neil on hästi oluline on see, et on kohalik partner ja kohalike partneritega koostöö, eks. Ja teine pool, mis ma tihtipeale ka ütlen, on see, et kui keegi ütleb, et ma tahaks nagu Aafrikas suurt äri teha, kas sa oled valmis minema ja kolima sinna nagu 2 aastaks.
et selleks, et koha peale minna, et üldse sa nagu tunnetaks seda ärikeskkonda, seda majanduskeskkonda, sa saaksid inimestega tuttavaks, et täpselt samamoodi nagu see toimub igal pool maailmas, selline usalduse võitmine, usaldusväärsete vestluste ja suhete loomine, see võtab aega, see võtab kuid aega, 6 kuud, aasta aega. Et samamoodi ma vahest olen nagu näinud, et Eestis võib-olla võetakse seda nagu liiga loomulikult, et me oleme nagu nii mõnusalt väike ühiskond, kõik on kõigiga kuskil ülikoolis käinud, saunas käinud, korporatsioonis olnud ja kuidagi alahinnatakse selle usalduse tähtsust. Ja see ongi selline koht, et kus nagu on ootus eeldus, et me läheme nüüd Aafrikasse kohale, me käime seal presidendi visiidil, võib-olla kord kuus või iga 2 kuu tagant ma lähen käin koha peal ja siis ma suudan kõigepealt need diilid koju tuua. Ma võin nagu lihtsama näite tuua, et kui ma olin NetGroupiga, siis me tegime ühte Maailmapanga projekti, nõustasime kohaliku kohtusüsteemi, kuidas kohtusüsteeme hankida ja mis on nagu oluline, et kohtusüsteemi ülesehitusel. Ja meil oli ka suur ootus, et meil on leping käes, me hakkame tegutsema, et me teeme selline, et kord kuus nädalaks ajaks lähme kohale. Ja siis teeme nagu intensiivset tööd ja ülejäänud siis tuleme tagasi, 3 nädalat teeme siis väga intensiivset remote tööd. Ja vahetame dokumente, track changes töötab, kõik sellised asjad. Ja üsna kiiresti me saime aru, et see hästi ei tööta. Et oli see, et sa läksid kohale, koha peal töö toimus väga hästi, nad olid väga hästi ettevalmistatud, istusime ühise laua ääres, tegime väga sisukat tööd, siis me leppisime kokku, et mis järgmine 3 nädalat toimub ja kuniks me tagasi tuleme. Siis me tulime Eestisse tagasi ja siis me hakkasime nagu dokumente saatma, vahetama kõike seda, 0 info liikumist. Ja lendad sinna koha peale tagasi. Ja mis oli huvitav tähelepanek oli see, et neil tegelikult kogu see kodutöö oli tehtud, neil oli sisend oli väga tehtud, aga neil kultuuriliselt oli tava, et seda arutatakse ühise koosoleku laua ääres istudes. Ja see oli see, et nagu oligi huvitav, et sa lähed kohale, see kodutöö oli kõik tehtud, aga neil oli see soov näiteks, et kui keegi mingi ettepaneku tegi, siis nad tahtsid ruumis ringi vaadata. Kuidas kolleegid sellest arvab, kuidas ülemus sellest arvab. Ja me ei osanud seda nagu võib-olla hinnata, et kui oluline see pool oli. Et seal on sellised erivärad, mida sa pead nagu tunnetama, kultuurilised tunnetused, kuidas inimestega tuttavaks, mis tavad seal on, mismoodi töötamine üldse nagu toimub. Ja see võtab aega. Ma laulan korra need tootlused ka ette, et kui geograafiat vaadata, et 4 suuremat börssi, 25. aasta dollari tootlused, Lõuna-Aafrika Vabariik 57% läks tootlus. Silmad lähevad suureks, järgmine Marokko 42%, Nigeeria 3. suuruselt, nagu börs turukapitalisatsioon 60% tootlust ja Egiptus on siis number 4, 50% tootlust, et mul ikkagi silmad läksid väga nagu suureks, et kus ma olen nagu olnud, miks ma 50% ei teeninud, aga ma siis küsiks edasi selle sama geograafia küsimuse, et läheks, et kuhu kogemuslikult Eesti investorid on läinud, et mis need kõige populaarsemad kohad on või? Ma korraks veel kerin tagasi, see oli tõesti nagu väike šokk, et 50% tootlust lavis, et mis ettevõtted? Lausa 57. Mis ettevõtted seda veavad? Suuremad ettevõtted on Naspers, FirstRand ja Standard Bank. Naspers on kõige suurem. Naspers on väga huvitav ettevõte. Tegelikult tema kõige suurem osa tuleb oma Tencent omanik. Ta oli üks esimestest investeerijatest ja sellest Tencendi ostust on ta saanud see on nagu kunagi oli Yahoo oli väga edukas ettevõte tänu sellele, et Alibaba osanik oli, et midagi muud ei teinud, aga teised on pangad ja nagu ma siin varem ütlesin, et pankadel on raha, telekommunikatsiooni, sama MTN on üks, kes on kõvasti siin kasvu teinud, on siis üks kõige suurematest Aafrika siis telekommunikatsiooni ettevõtetest, telkodest. Kõik see taristu, kõik see sektor, kõik see kasvab, kõik ehitavad praegust Aafrikas. Beers on ka Lõuna-Aafrika firma. Beers on halvasti läinud, sest et teemantite hind on kõvasti kukkunud, sest et on hakanud tehisteemanteid kõvasti tootma. Ja enne kui tehisaru lööb muud konsultatsiooniärid ja finantsid löövad sünteetilised teemandid selle äri. Siis on seal South African Breweries, mis on väga suur maailma üks suuremad õlletootjad. No, me rääkisime siin Rwandas pikalt, ainukene äri, mis genotsiidi ajal jätkas, toimetas või töötas, oligi siis õlletehas.
aga Hanno, vabandust, ma katkestasin, sul oli küsimus, et kui investor siit meie kuulajate seast vaatab nüüd Aafrika poole, et jah, aga ma siis ütlen vahele, et näiteks Naspers omab ka Prosust, mis on turukapitalisatsiooni järgi maailma 77 ettevõte. Eks ole, Naspers peaks olema selle Prosuse suur omanik, mille all on omakorda väga palju nagu ettevõtteid, jah, et üldse ei tasu kuidagi nagu alahinnata. Absoluutselt mitte, absoluutselt mitte, aga ma saan aru, et kui Tencent läheb üles, läheb ka Naspers, kui Tencent läheb alla, siis suur osalus, aga ma arvan, kõik sõltub sellest jälle, millist turgu sa otsid, et kui sa tahad, on ju sellist minna turgu, kus on raha, et sul on vaja, kliendil on ikka mingi ostuvõime olemas, on ju, siis on loomulikult need samad neli, kellest juba räägiti. Sinna võib kindlasti panna mõned väiksemad, sama saareriigid, Mauritiused ja Seychellid ja kindlasti võib näiteks Morocco ja Keenia on ju, me ei rääkinud Keenial on ka suur majandus. Nendesse võib kindlasti minna, aga samal ajal, kui sa tahad sellise nii-öelda, kus võiks sul kasv suurem olla, siis sa vaatad, on ju natuke neid vähem arenenud riike. Arengu või selle, startupide poolest on ka need suur 4 on ka samamoodi, on Keenia, Lõuna-Aafrika, Keenia ja Nigeeria, kuhu investeeritakse kõige rohkem. Aga näiteks miljardärid, üks on siis Aligote, kes on siis Nigeerias, aga temal on siis, mida ta teeb, tsementi. Ta nüüd ehitas siis selle nafta rafineerimistehase, et kõik niisugused nagu lihtsad asjad, mida meil on juba olemas, mille peale keegi ei mõtlegi on ju ehitada. Kui sul on vähegi see riskialdis inimene oled ja lähed toetad sellist 60-ndatel ehitasime või 70-ndatel ehitasime Euroopa Liidu rahadega, ehitasime siis ka Rwandasse selle mineraalide mingi sellise sulatamise, selle, mis see smelter eesti keeles, et ehitasime juba selle, me saame aru, et see tööstus on see, mis tekitab lisandväärtus asjadele ja kes iganes on ka valmis töökohti looma, siis avatakse kõik uksed Aafrika riikides, need töökohad, see tavaliselt tähendab, et sul on 4-5 inimest miinimum perekonnas, kes ka saavad sellest mingit kasu. Et see mõju selle riigi ühiskonnale mingi 100 töökohta või 1000 töökohta on väga-väga suur. Nii et kes on valmis seda riski võtma, investeerima mingi tootlusse, mingi asja, seal on suured võimalused. Mitte ammu tagasi ma mäletan, ma vaatasin Economisti neid tabeleid ennustusi ka majanduskasvu kohta ja siis troonisid seal sellised riigid nagu Ekvatoriaalguinea ja Gabon, mis on naftariigid ja Ekvatoriaalguinea vist paar aastat tagasi oli maailma kõige kiirema majanduskasvuga riik üldse, see oli mingi üle 20%, kui ma õigesti mäletan, oli aastane majanduskasv, et see on küll suhteliselt väike riik, aga need väiksed naftariigid, need on vist hästi suletud, ma olen aru saanud, et sinna tegelikult nagu juba turistinagi on raske reisida, rääkimata äritegemisest. No Gabon natuke rohkem, seal on ka huvitavad, seal on näiteks elevandid, kes käivad ookeanis ujumas ja niisugused asjad, mis on siukene üks vähestes kohtades, kus sa sellist asja näed, aga ma arvan, mõtlen, sul on väga õigus, et need on need kõige suurema kasvuga, aga probleem on selles, et siis sul ei ole, majandus ei ole mitmekesistatud. Kus Lõuna-Aafrikas sa tood autod, neil on teemanteid, nad minge siia toidupoodi talvel ja vaadake, kus viinamarjad ja kus teised... Ma eile sõin Namiibia viinamarju, kusjuures jah, et... Tulevadki sealt... Ma ei tea, kus need eilsed roosid või kõik need lilled tulevad, need peaksid ju Keeniast. Aga need, kes on naftariigid, tihti näiteks Angolas oleme käinud koos presidendiga, sest et nad on saanud hästi palju toetust IMF-i poolt, et mitmekesistada majandust. Ja sama kõikide nende riikidega sama asi, Botswanal ka see väljakutse, et teemandi hind on kukkunud, on ju, aga ei ole oma majandust veel mitmekesistanud, et nüüd on meil vaja kiiresti digitaliseerida. Et ma arvan, see on see sõnum, mida meie toome, et proovime teile aidata, kuidas te saate mitmekesisemalt oma nii-öelda majandust üleval. Võttis köhib, aga selle saab välja lõigata. Oota, mida sa nüüd tahtsid öelda, tead, eks ole. Siin jah, ma siis senikaua teen aega parajaks, et eks see ressursineedus on
see on meil siin kõrval ju naabri Venemaa probleem ka, kui sul on üks mingi maavara, eks ole, see kipub nagu selle muu majanduse nagu ära tapma, jah. Ja noh, üks pool, et võib-olla ka, kuhu vaadata, et kuna ma ise olen kõige rohkem selle arengukoostöö teemaga nagu tuttav, siis tihtipeale, mida ma olen nagu vaadanud ja soovitan, on ikkagi see, et jälle arvestades, et väga palju ikkagi e-riigi lahendusi ja muid teemasid on ikkagi arengukoostöö rahastatud, eks. Siis on nagu huvitav koht on see, et kui sa vaatad nende suurte doonorite poole pealt, siis Maailmapankadel ja Euroopa Liidul ja Euroopa Komisjonil ja Lääne-Euroopa ja ka Aasia arengukoostöö agentuuridel on tegelikult ikkagi miljonid ja vahest miljardid kinni sellepärast, et nad ei suuda piisavalt häid projekte peale saada. Ja see on see koht, et mis on minu soovitus olnud nagu ettevõtetele, et me oleme Eestis küll nagu väga head nagu digis ja me müüme seda digi ja me räägime digi, et aga me kogu aeg hästi tihti lähme ikka sellest standardse, et teil peab olema digi-ID ja siis teil peab olema interoperability või see koosvõime ja kõik sellised asjad. Et tänasel hetkel tehnoloogilised lahendused on juba sellised suht selged ja elementaarsed, kõik oskavad sellest rääkida, et aga üks võimekus ja eristuja, mis Eestil kindlasti on olnud, on see, et kuidas neid projekte väga hästi ellu viia. Ja saada see ühiskondlik muudatus ja organisatoorne muudatus ja kasutegur. Ja kuidas me oleme ikkagi üles ehitanud sellise 3-4 korda efektiivsema e-valitsemise süsteemi siin kui paljudes Lääne-Euroopa või muu maailma riikides. Ja just kuidas neid projekte nagu väga hästi kirjutada, kuidas neid rahataotlusi hästi kirjutada, kuna suure osa sellest tööst me oleme teinud ikkagi ka teiste rahade eest, eks Euroopa rahade eest. Me oleme seda teinud niimoodi, et me oleme ka neid hästi raporteerinud ja tuldud seda raha väga palju raha tagasi küsima, eks. Ja on ka uued rahad nagu peale saadud, et just see kogemus ja olla hea partner doonoritele, rahvusvahelistele arengukoostöö agentuuridele ja nendele, et see on kindlasti üks koht, kus ma näen, et on meil palju ruumi, kus kasu teha. No jah, ma ikka küsiks sellise karmima küsimuse ka, et mis siis ikkagi tuleks selle alguse probleemi juurde tagasi, et kui me räägime Aasiast, Aasia mudel ikkagi töötas, et riik väga palju sekkus, et ma nüüd mõtlen, et ma nüüd ei tea, palju seal oli neid abiprogramme, et minu jaoks kõrva jaoks jääb ikkagi need abiprogrammid ja doonorid väga palju nagu kõlama. Kui sa võtad Aasia mudeli, seal ikkagi Hiina riik, Korea riik, Jaapani riik, USA ka tagu toetas, aga riigid võtsid väga, neil oli mingi idee, mille realiseerumine ühel hetkel ju tekitas Jaapanist peaaegu, et kõik kartsid, et kõik Jaapani näited. Üks nüanss veel võib-olla, mis eristab natuke, seda on see valitsemise kvaliteet, eks ole. Aasias üldjuhul ka jällegi. Selge, Hiinas ju konfutsionism, siin me jõuame selle 1000-aastase argumendi juurde natuke tagasi, et riikluse juurde tagasi. Et Aafrika vähemalt, eks ole, jääb mulje, et seal on kogu aeg probleeme, kas on riigipöörded, sõjavälised riigipöörded, korruptsioon ja edasi, et see valitsemise kvaliteet enamiks riikides on ikkagi selline küsitav, et kuivõrd suur see risk on. No tänapäeval on haridusele juurdepääs nii lihtne, et tegelikult tulevad kõvasti peale ja see on see tark juht on ju, kes võtab endale, võttes jälle esile Kagame on ja võtab kõik noored on kõik lõpetanud Harvardid ja Oxfordid ja näiteks ministril ei ole 10 autot, kes teda saadab ja see on need, kes on selle mentaliteedis kinni, nii et pigem ma ei ütleks, et see kvaliteedis on probleem, see on näiteks, kui rääkida e-riigist, probleem ei ole tehnoloogiast, on kuidas sa seda muutuseid juhid. Ja see näiteks üks konkreetne näide on, et ei ole ühtegi Aafrika riiki, kes vastab nõuetele, et USA saaks investeerida startupidesse, kes on selle riigis registreeritud. Need startupid peavad registreerima Delaware'is, Londonis, Eestis isegi ja need on need riigid ja ma olen pidevalt ütlen, et see üks riik, kelle õigussüsteem ja ettevõtte kaitse ja kõik see on selline, mis lubab, mis vastab nende nõuetele, siis kõik hakkavad sinna riiki. Aga see tähendab, et see üks inimene, kas või president või kes iganes see on, peab selle otsuse tegema, et meie hakkame olema see riik. Me kaitseme neid ja siis neil tuleb see bonanza, siis hakkavad teised järgi ja me oleme juba seda näinud, siukene asi nagu COVID on ju, kõik hakkasid, nüüd on vaja pakkuda ikka e-haridust, on vaja pakkuda e-teenused ja kõik on hakanud, isegi need, kes on seal viimases koha peal, seal pingi peal, kõik proovivad endale digiteenuseid, proovivad ID-kaarte teha, proovivad oma registrit korda saada, nii et see ongi lihtsalt, et üks on vaja jälle, kes näitab eeskuju ja näitab, et see on see suund
ja siis ja teine probleem on, kui meil on näiteks meie suured Skype'i omanikud, nemad panid oma raha tagasi Eestisse ja tagasi nende ettevõttesse, seda ei toimu Aafrikas. Suured rikkurid tihti vaatavad väljapoole, seesama Tencendi näide ja nii edasi. Nad ei ole valmis seda riski võtma, see õigusbaas, see õigussüsteem, see nii-öelda muutuste juhtimine ei ole paigas. See tähendab seda, et ka Eesti investorid peaks olema ettevaatlikud, kui Aafrikas isegi juba kohalikud ei julge oma kodumaale investeerida, et siis küsimus, kas välisinvestorid. Või seda võib ka teistpidi siis pöörata, et seal on nagu riskid, eks ole, kui ma vaatan 50%, eks ole, see ilmselt kõlab, et sellele riskidele vastav tootlus on olemas. Järgmine küsimus on see, et kuidas neid riske juhtida. Et sa selle raha sealt ikkagi nagu kätte saaksid oma 50%. Ja need on tihti need, kes on juba selle riski ühe korra teinud ja ütlevad, et ma teist korda ei riski, sest et võib-olla 2 korda ei võida. Nii et kindlame peale on Londoni kesklinnas endale kinnisvara osta selle asemel, et Hando Aafrika startupi raha panna. Jah, me saate lõpuosas räägime tavaliselt sellistest mitte nii töistest asjast, räägime kultuurist ja reisimisest ja vaatamisväärsused ja seda peaks ju olema. Et kui keegi tahab Aafrikasse minna ja saada mingit elamust, olgu see kultuur või loodus või midagi sellist, mis ei ole otseselt nagu rahaga seotud, siis et mis teie muljed või soovitused on? Kui meil oli presidendi visiit Botswanasse, siis ma istusin Botswana suursaadikuga, kes Eestit katab Stockholmist vist. Ja siis ütlesin, et ma olen käinud 37 Aafrika riigis. Ja siis ta ütles, aga milline su lemmik on? Ma ütlesin, et pigem küsi, mine järjest riikide kaupa ja ma ütlen sulle 1 või 2 lahedat asja igast riigist. Ja see on see asi, igas riigis on väga lahedad asjad. Me juba rääkisime näiteks selle Sudaani teemast, kus ma olen täpselt sama asja lugenud, et seal pidi olema siuksed püramiidid peidetud ja seal on siukene ajalugu, mis kuku ümber on. Need igas riigis on lahedad asju, kõik sõltub, mis sulle meeldib. Näiteks, kui sul meeldib loodus, siis igal juhul gorillade külastus on imeline, see on Rwanda, see on Uganda, see on Kongo demokraatlik vabariik, sealt ma ei soovita hetkel minna vaatama, et kui sul meeldib ookean, mõlemad pooled on imelised, Atlant on natuke jahedam loomulikult, kui näiteks ilus soe vesi Zanzibaril ja väga mõnusad rannad. Kui sul meeldib gurmee, loomulikult Lõuna-Aafrika see lihavalik, mis seal on kuku ümber ja veinid ka sinna minu tagasihoidliku uuringu järgi Lõuna-Aafrikas on kõige odavam vein, mida võimalik poest osta. Ma ei ole kusagil mujal nii odavat veini näinud. 3 eurot pagi. Ei, kvaliteetset veini on ju ka, ei sellega pluss ränd on soodne kurss on ju. Aga samas seal on neid loomaparke ka igal pool, aga näiteks Senegalis on ka väga põnev toidukultuur ja muusika. Kahjuks Burkina Fasos oli rahvusvaheline filmifestival iga aasta, aga nüüd kahjuks see on nüüd ära jäänud. Dakari siis see autovõistlus on ju, mis Dakar Pariis on ju, igas riigist sa leiad midagi imelist ja mõtle tänapäeva TI-ga on sul võimalik iga sorti. Minu soovitus on lihtsalt valida üks riik, kas sa tahad kergemat Aafrikat alustada, siis teed Lõuna-Aafrika, teed Keenia, teed Rwanda, teed midagi siukest. Kui sa tahad natuke põnevamat, siis võtad, ma ei tea, Senegali või võtad elevandiluu ranniku ette. Või kui sa tahad väga põnevat, siis lähed näiteks Komoridel, et kus on siukene saar, mis on vulkaaniline, aga inimesi ei ole ja eriti taristut on paar hotelli siin ja seal, aga ikka rannad on tühjad, väga hea kala, väga hea mereannid. Nii et nagu öeldakse, sama nagu Euroopa igas riigis, et sa leiad midagi põnevat, kõik riigid on valla ka Aafrikas. Lembits. Suursaadik rääkis nii hea ülevaate ära, et millega mul siin konkureerida.
golfist pead rääkima. Jah, et pigem ütleks, jah, Rwanda puhul see, et väga ilus golfiväljak keset Kigali, väga mõnus, ja selline mõnusalt kompaktne mul, Rwandas elamise juures mulle see just meeldis, et sul on nagu, te lähed ida poole on sul ilus looduspark, mis on küll väiksem kui Serengetid ja kõike seda, aga seal kõik kaunis oli olemas, lähed lääne poole, siis on sul vulkaanid, gorillad, kõik sellised asjad on olemas, hästi puhas, hästi korras hoitud, väga hea infrastruktuur, ilusad maanteed, kõik sellised asjad, et võib-olla natuke liiga palju neid lamavaid politseinikke ja kiiruskaameraid on, et natukene tüütu sõitmisel, aga ei saagi kihutada. Aga samas nagu hästi turvaline, et ja seal näiteks meil ka nagu Zanzibari kogemused ja kõike seda ja võib-olla kordaks ka seda, et tegelikult nendes erinevates riikides on nagu väga, igal pool on midagi väga, väga head, ilusat, põnevat teha. Eks natukene peab vaatama seda, et mis on selline riskitaluvus või selline julgusega, et iseenesest saad kvaliteeti, saad igalt poolt osta, turvalisust saad ka päris hästi. Kuidas? Mugavust, jah, et selles suhtes on nagu palju avastamist, et nagu suur kontinent põnev nagu asja teha. Üks minu jaoks hästi positiivne kogemus oli näiteks mõned aastad tagasi, kui see suur Smart Africa, neil oli see konverents, Transform Africa Summit, oli Victoria Fallsis Zimbabwes. Ja seal oli siis nagu hästi huvitav, et on see väike turistiküla, mõnikümmend 1000 inimest, eks, aga seal on selles suhtes huvitav kogemus, et kui muidu sa lähed nagu loodusparki ja sõidad loodusparki sisse, loomade vahel, siis sa põhimõtteliselt seal sa oled nagu looduspargis, et seal nagu elevandid ja kõik muud asjad on sul nagu igapäevane osa elust, et kõnnivad üle tee. Et sa oled nagu inimesena sa oled pigem külaline, et mis oli hästi huvitav kogemus. Ja siis vabandus, viimane asi on ikka inimesed, et nad on super, nad on positiivsed, tihti nad elavad päris rasketes oludes, aga ikka tuleb naeratus näkku ja ütlevad, annab sul 5 pihku ja tervitavad ja on väga-väga sõbralikud. Et kui veel laiemalt vaadata, et ma uurisin siin kunsti ja kultuuri laiemalt, et on see argument muidugi, et Picasso võttis oma kubismi nendest Aafrika kujudest, et Modigliani kohta, teised kunstnikud siin Madissi, Gauguin'i, isegi Kandinskit on öeldud, et Kandinski on siit laenanud päris palju Aafrikas, Jean-Michel Basquiat, kes on nüüd võib-olla noorema põlvkonna kõige kuulsam, eks ole, et on Aafrikast laenanud ja muidugi popmuusika kohta öeldakse, see ainult Aafrikas tulebki, et see on kõik, eks ole, see on kõik need Presley argumendid, kuigi vastuargument on see, et enamus popmuusikat tuleb hoopis sellest barokkhelijoast Bach-Elbelist, eks ole. Ja kõige vastupidavamad pikamaa jooksjad loomulikult tulevad Aafrikast ka, et... No meil on Eesti maja on Keenias, sest et Tiidrik Nurme meil maratoni jooksja peab seal siukest jooksulaagrit, kus saab käia siis keenialastega palju jooksmas, maratoni tegema. Nii, aga ma loodan, et see saade tekitas lisaks investeerimishuvile Aafrika vastu ka huvi sinna mandrile ise kohale minna ja kogeda seda, mis seal pakkuda on, et ikkagi inimkonna häll, et keegi ütles seda, et ta reaalselt kusagil seal Ida-Aafrika suurte järvede vahel nagu tundis, et on tagasi juurde jõudnud, nagu füüsiline tunne, et siin on minu kodu, et siin ma sündisin. See on küll väga eriline geen, eks. No ilmselt inimene peab olema nagu eriti tundlik, et seda tunda, aga miks mitte jah, et igal juhul seal see ürgkodu peaks olema siis meie kõikidel inimestel. Aga suur tänu, meil stuudios olid täna Eesti Vabariigi suursaadik Lõuna-Aafrika Vabariigis Daniel Scheer, IT-ettevõtja ja Aafrikas Rwandas pikalt elanud Lembit Loo ja KPMG Eesti poolt kaassaatejuht Hanno Lindpere, mina olen Hando Sinisalu ja kohtume Aafrikas.